sünnima. Ainult, et ei tea nüüd täpselt, kas täna või homme või ülehomme. Käisin eile arstikontrollis ja öeldi, et lapse kaal on liiga suur. Ultraheli näitas kaalu 4 kilo 400 pluss-miinus 600 grammi siis. Seetõttu pandi tänaseks esile kutsumise aeg. Nii et ma siis täna tulin kell 10 sünnituseelsesse osakonda ja siis pandi kell 12 mulle balloon. Pärast seda nad peaksid saama teha veed lahti. Ja kui veed on juba lahti, siis peaks minema asi tõsisemaks ja tugevamaks. Luuna on Toniga kodus praegu. Ootavad seal, kuna siis mul miski pihta hakkab. Et ilmselt kui ma saan ära juba sünnitustuppa minna, siis saab Toni ka sinna tulla. Seni ma pean siin üksi olema. Ootama ja ootama. See balloon peaks nagu välja ise kukkuma, kui on avatust 3 sentimeetrit. Viimast korda kõhukest veel. Varsti tuleb beebi meiega. Nii, õde tuli mul haiglasse järgi nüüd. Kuna mul nagu valusid otseselt ei ole ja midagi ei toimu, siis mõtlesime, et lähme õue. Ja õde on siin mul. Ja siis tulime siia Raekoja platsile, siin on toidu ja veini festival. Ja vaatame siin ringi, mis toimub ja saab samal ajal jalutada, vaata, siis see pidi nagu süvendama see protsessi siis. Me siis siin veel childime natuke ja siis ma olen õhtul tagasi sinna ja ilmselt täna siis mingit sünnitust ei toimu, sest et balloon on ikka sees. Siis magan oma öö ära ja siis vaatame, mis hommikul toimuma hakkab. Õden arvab siin mu kokutamise üle. Tere hommikust. Nüüd on juba järgmine päev. Kell saab kohe 7 ning öö oli siuke suhteliselt rahulik. Mingi iga tunni tagant umbes oli valu. Siis ma ikka ärkasin üles ja siplesin siin veidi ja siis jäin tagasi magama. Aga nüüd kell 6 ärkasin, keegi käis siin toas, ma ei tea, mis ta tegi, käis vaatamas midagi. Siis ma ärkasin selle peale üles ja nüüd pole enam magama jäänud. Kuigi nägu on küll niimoodi, et silmad kõik kipitavad ja ega ma nagu selles suhtes hästi ei maganud. Aga vähemalt ma magasin midagi. Nüüd vaatan telekat. Siin Simpsonid just käisid. Ja kas hakkab uus osa või ei hakka. Tahaks süüa juba, ma olen seal näljaratti. Kõik nii tühi, eile õhtul ja rohkem ei saanud pärast 5. Jah, valusid on praegu kella 6 saati 3 tükki olnud. Öösiti, ma ütlesin, et öösiti oli harvem mingi iga tunni tagant. Balloon on ikka sees, pole ära kukkunud. Aga samas arst ütles eile õhtul, et kui balloon ei ole ära kukkunud, siis see võib olla ka see, et jääb sinna teedesse kinni. Et ei pruugigi täiesti ise välja tulla, aga tegelikult avatus võib juba isegi olla nagu olemas 3 sentimeetrit. Aga noh, ühesõnaga, kui on avatus piisavalt 3 sentimeetrit, siis saad avada veed. Nüüd täna hommikul või kunagi siis enne lõunat või lõuna ajal. Siis ilmselt peaks asi tihedamaks minema. Nii, teen ruttu update'i. Sain sünnitustuppa ära, ma ei tea, kas ma rääkisin, et mul oli 3 sentimeetrit avatust juba. Toodi sünnitustuppa, tehti veed lahti. Ja valud on nii räiged lihtsalt. Ja mul ei ole kedagi siin ka. Võib-olla on niimoodi teha, et Toni tuleb viimasel, mitte viimasel hetkel, vaid võimalikult hilja selles suhtes, et mul 3 sentimeetrit siis nagu sünnituseks otseselt ei lähe veel. Vist, ma ei tea, mul on nii valus lihtsalt, et siuke tunne, et suren ära. Aga ühesõnaga praegu kõnnin siin, kardan, nii hirmus tunnen see, et kui uus valu võib tulla, lihtsalt ootad seda ja mõtled, et appi, ma ei taha, et see tuleks. Aga mul jäi jutt pooleli, et Toni näete, kui paanikas ma olen. Kõik läks nii järsku. See on eriti hull. Toni tuleb varsti, kell on 11 läbi natuke. Ja plaanisime niimoodi teha, et õde läheb nüüd siis sinna enne lõunaund. Et siis paneb ta ise magama ja siis Toni tuleb siia samal ajal. Aga uus valu vist tuleb. Ma ei taha ju. Aga kanüül on ka nii valus. Ma ei tea, kuhu pugeleda. Reaalselt sellel hetkel, kui valu on, siis on siuke tunne, et ma ei tea, no kuskil teises maailmas lihtsalt oled.
no nii valus on, ütlen, et ma ei tea, mehed on ikka õnnelikud, et nemad ei pea sellist asja läbi elama mitte kunagi. Ma lausa värisen, sest et nagu ma lihtsalt, ma ei taha neid valusid, need lähevad järjest hullemaks ju. Ühesõnaga ma loodan, et Toni tuleb varsti, sest ma ei taha üksi ka siin olla, nii vastik on. Ei tea, mida rääkida veel. Ühesõnaga sünnitustuba on selline, näitan ka teile. Jah, siin ma siis leban. Seal on WC duširuum. Ja ilmselt siis varsti hakkan siin ka punnitama. Kõht on ka ootab juba kokkutõmbamist. No selles suhtes, et beebi välja tuleks. Ma ei tea, mida ma räägin, ma ei tea. Ühesõnaga, mul on hirm, mul on väga suur hirm ja mul on valus. Ja ma ei taha seda ja ma ei taha ja ma ei taha seda. Palun aidake mind, palun tulge keegi aidake mind. Tegelikult peaks puhkama, aga noh, teie olete tähtsamad, ma peaks nagu teiega ka ikka suhtlema. 4 minutit seda klippi siis ja näeme, mis järgmises klipis toimub siis. No Laura, räägi, kuidas sul läheb? Mul on siuke tunne, et see on hullem kui eelmine kord. Kuigi eelmine kord ei ka nii vets, aga siin valud on nii palju räigemad. Aga Laura on tubli meil, sai epiduraali ja... See vist midagi muud oli. Oli muud või? Mingi minispinaal või minisüst või mis nad seal rääkisid. Okei. Värised ju. Kukluse värinad on need. Tegelikult mul nagu külm ei ole. Ma tean, jah. Vapruse värinad on head. Ossa raisk. Ma mõtlesin, et Toni ei jõuagi. Mul oli juba nii suur hirmunud valud nagu nii suured, et nagu pooled ei pressiga, aga nagu otsest pressitunnet ei ole. Mul ei olnud eelmine kord ka. Nagu tavaliselt öeldakse, et siuke kakatunne on pressitunne, aga mul ei ole nagu, noh, eelmine kord ka ei olnud. Aga seekord oli siuke pressitunne nagu ülevalt kõhust. Nagu hingada tahaks niimoodi hästi, niimoodi, ma ei oskaks jätta. Ma sõitsin siia, siis poole tee peal läks mootoris, käis mingi pauk ja enam asi edasi ei liikunud. Ma tahtsin sulle öelda, me Janetiga suvilast tulime, keerasin Janeti maja ette ja klõbises miskit ees. Ja ma ei tea, mis asi mul seal pekki läks ja mul üle 60 ei läinudki. Ma sõitsin, ma ei teagi, Roiult vist sõitsin 60-ga, sõitsin Tartusse gaas põhjas, pöördeid 5000 peal. Ma ei tea ka, mis sest mootorist alles nüüd jäi, aga mul suht pohhui ka. Suva. Mis me koju siis saame lapsega? No ei tea, praegu järme muretsema selle pärast. Mingi asja lõi seal lahti ja kolises ja... Ma mõtlengi, et kui tookord suvilast tulime Janetiga, siis me sõitsime maja ette talle siis nagu nii kui mingi, noh, keerasin sisse sinna, siis on need väiksed künkatel vaata seal tee otsas. Käis midagi. Siis käis mingi klõbin ja klõbin. Aga nüüd käis mingi pauk mul mootoris nagu tuss niimoodi ja siis pärast seda kõik läks kohe aeglaseks. Aga kohale ma jõudsin. Sa oled tubli. Tubli oled. Tegi paremaks süsta, on ju? Jaa. Väga hea. Kõik on nagu, see eelmine kord oli teistsugusem see süst, siis ma ei tulnud mitte midagi, nagu üldse isegi mingit sellist survet ega mitte midagi tulnud. Aga kõik tunnen, kuidas vett tuleb niimoodi, siis nagu välja. Üldse teistsugune oli eelmine kord, ma ei tea, kõik on nii erinev, nagu absoluutselt. Natuke parem oli vahepeal nii valus, ma võtsin reaalselt sulen ära. Mind ka ei olnud. Ja üksi sellist rööksi tõmbasin naerugaas ja lihtsalt nagu ei saa nagu... Ma ei tea, kuidas mul on see, et ma mingi karju kaasa võtsin.
väga hästi. Kõik on super, ainult sina kannata praegu need viimased palud ära ligu. Lapsega on kõik hästi, mõtled, et see on kõige tähtsam, on ju? Jah, jah. Viimased palud. Soni, võta telefoni üle. Jaa. Ilus neiu. Kato piilud ka veel, ei piilu veel. Valge kõik ju. Ema kõhus ju pimeda võistu. Kohe fikseerib ära. Laura, arva ära. 4, 3, 1, 6. Naine oli tark, ütles kohe, et seekord on teistmoodi. 35. Ütles juba, et ta tunneb, et ei tule. Mitte mingit moodi. Aga piilume siitpoolt, juba piilume siitpoolt. Lähme vaatame, et kui midagi häiriks. Emme juurde. Lähme vaatame. Aga sellest ei sega. See tuleb ka siia siis. Jah. Vaata. Minna. Piilub emmele silma, kui ta jumal. Ohkad. Lõpp läheb ikka. Sa olid ka ikka nii tubli. Sina ei ole selles süüdi, et temal on pea valesti ja sinul on vaagen liiga väike. See ennast ei pea küll süüdistama. Nii, Luunake jõudis ka nüüd siia ja ma ei olegi vahepeal vloginud, sellepärast et mul läks keisriks ära ja taastumine on raske. Praegu seisan, veits raske on rääkida küll, aga siin on meie pisikene teine tütrekene. Luuna tuleb ka. Lune vaata. Jaa. Beebi ja... Võt käe peal ei astu ainult. Ja pai. Tee musi ka või? No tee musi. Jee! Nuusutadi. Jaa, mine tõsakesi. Oi, ta kõik ju õige. On sinu õde või? Suured lambid põlevad ja... Näitan siis tibukest ka natukene. Baby, jaa. See on meie pisike Noora. Tibu nimeks sai Noora. Tuli juba laamendama siia. Ta on täpselt Luuna näoga minu arust. Ma ei tea. Kuidas nagu kaks last saavad nii sarnased olla. Mütsi pane äkki liiga kuum. Ei tea. On käes teine haiglapäev. Ja me saame koju. Tegelikult noh, nad ei lase väga või noh, kui emad väga ei taha, siis nad ei lase teisel päeval nagu keisriga emasid koju. Aga kuna mina tunnen ennast hästi, saan kõndida ja ma tunnen, et mul kodus on lihtsam, sest et praegu Tonni pole pikalt meiega olnud. Ta vaatab Luunat kodus, sest meil nagu hoidjat ei ole nii pikaks ajaks. Ja siin me ei saanud ka hakkama, Luuna korra käis, aga hoiu ka pandu. Sa vaatad. Puuksu teed või? Puuksu. Süüme enne koju minekut ära ilusti ja siis lähme sõidame koju. Tunnid juba tuleb järgi meile. Ja siis saame koju.
meil on seekord ka siis milline ta välja näeb, väike nunnu kaas. nii väike pisiki. ma tal Luna näitasin ka, et siin taga on palju juukseid, seekord on Nooral ka. kes ei tea, siis tema nimi on Noora, ma ei mäleta, kas ma ütlesin. ja kodutoomiskomplekt oli ka meil, aga kuna ta on niikuinii koduriided sellest, siis ma jätan talle praegu need, mis tal on, ma ei hakka teda kiusama, ta nii ilusti tudub. nii, Toni ja Luna jõudsid kohale, Luna on siin, vaatab multikaid, et jumala eest, et mina saaks rahulikult siis beebiga tegeleda ja asjadega. Toni viis muidugi ühe korraga kõik kompsud ära, ma ei tea, mingi 6 kotti oli vist suurt. sina vaatad multikaid seal, jah? sa ei saa olgu panna või? ema aitab. laps. mul saab seda õhupalli, aga see lillekilles kinni, siis mõtlesime, et lähme koju, siis saab. ilusti kuulas õnneks. Luna juba sellega mängis siin, saia pudistas maha ja ta just tuli selles suhtes. aga meie beebi on siin. ootab, kui isi toob turvaõli, siis lähme koju. peame turvaõli täie. see on nii suur talle, aga käed on selles suhtes parajad peaaegu. ongi mõnus, saab kauem kanda. nunnukas. magab nii ilusti, ma ei saa aru, ta on juba, ma ei tea, mis kellast maganud. nagu öö otsa ei maga, aga siis päeval magab teiega. Lunakas on nii armas ja. Luna, sa oled tubli, jah? oled tubli, jah? oled, jaa. õues vaatame ilma sellel armsal päeval, kui me koju lähme. õues on hästi tuuline. ma tahaks näidata oma kõhtu ka nii kaua, kui mul ta veel on. et mind alati huvitab, kui teistel on nagu pärast rasedust, milline see kõht siis pärast rasedust jääb. nagu näha, pole mitu päeva kellegagi rääkima, ei oska enam rääkidagi, üksi siin olnud. ise kardab. teine armsake on meil siin. Kiku. me oleme nüüd koju jõudnud ning eluga veidi juba harjunud ja seega nüüd võiks natuke täpsemalt rääkida siis asjadest äkki. ühesõnaga jah, mina tulin koju, siis ma kakkusin kõik ripsmed endale ära, mis mul olid, need kunstripsmed nagu selles suhtes. sest et mul oli selle sünnitusega kõik nagu, juuksed olid ka mul kõik sellised pusas, siis ma olin kõik valuga ära hõõrunud sinna, siis mul ripsmed olid kõik nii õudsed, siis ma kakkusin kõik ära endale. aga mul varsti tuleb uuesti ripsmetehnik ja paneb mulle uued. aga nüüd me oleme kodus. Beebi on väike ja armas siin. vaatab praegu. ta on samasugune tissipuuk nagu oli Luna. et see on tore. mitte väga tegelikult, sest et nagu ta ei maga ilma üldse ja üleval on suhtarv niimoodi praegu nagu rahulikult, nagu ta praegu on. et ta tahab ikkagi iga sekund tahab tissi saada lihtsalt, iga sekund. nii kui ma võtan ta sülle, siis ta juba hakkab õlga otsima, kuigi ta on just saanud nagu. Kiku. mis teie teete siin? tantsime. noh. tantsi. Toni ajas endale habeme ära ja ma lihtsalt nagu ei tunne enam inimest ära, sest et ta näeb nii imelik välja. nagu ma ei tea, kuidas saab habe nii palju inimest muuta. ikka päris hull. jah, ei tulegi, ta ajastab 3 korda. aga tead, mis Luna enne tegi või? Ajasin habeme ära, siis vaatas mulle otsa ja siis võttis siit niimoodi käega võttis, nagu niipidi. võttis siit niimoodi kinni siis lõuga. kõik. et kõik kadunud jah. kõik ei ole.